Tere õhtust kõik minu Lõustaraamatu sõbrad ja tuttavad. Tere õhtust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere õhtust kosmos ja galaktika. Mul on ääretult hea meel tervitada teid kõiki minu tõelisi sõpru siit Hongkongi lahekaldalt. Ja ma tahan teile näidata seda linna panoraami täna oma tausta jutuks. Mitte sellepärast, et lihtsalt ilus vaade on, aga vaadake seda linna, see on olnud läbi aegade lääne ja ida vaheliseks väravaks. Siin kohtuvad alati või on kohtunud raha, uued ideed, uued tehnoloogiad, uued võimalused. Ja mis võiks olla parim koht järjekordselt, kui olen ma siia sattunud, sest siit saab nagu sellise üldise energeetika energialaksu ja ma loodan, et ma saan ka seda teile siit läbi selle videoklipi edastada. Aga tegelikult ega see linna panoraam nüüd siin midagi väga uut ei ole. Seda on juba 10 aastaid siin vaadatud, jälgitud, kuidas see kõik areneb. Homme valge päevaga näeb uus ehitisi, kindlasti teen mõned videod, pildid. Aga põhjus, miks ma siin olen, on see, et ma tahan teada, mis nende tulede taga tegelikult praegust toimub, kuidas toimub siin uue maailmakorra ehitus, kuidas siin läheb siis kõikide nende konspiroloogia teemadega ja otse loomulikult mitte just sellepärast, mis siin Hongkongis toimub, vaid selle eesmärgiga, mis toimub Hiinas. Ja kes on lugenud minu eilset postitust, seal oli siis väikene reklaam roboti teemadel. Üks muusikapala ja täna tuleb teine muusikapala veel juurde. Nimelt ma avasin Telegram kanali Robofront China ja juba 2 päeva pärast hakkab see kanal nagu täistuuridel tööle, kus hakkavad tulema siis igasugused sisulised arutelud robotite maailmast, kõik humanoidrobotid, robotkoerad, tehnoloogilised igasugused masinad, robotmasinad. Ja see on just nagu sellepärast, et maailm muutub meil otse silmade all sedavõrd kiiresti ja kõik lähebki sisuliselt tehisintellekti ja nüüd siis ka robotite võimsusesse kätte. Ma ei tea täpselt, kui palju oli minu viimase raamatu lugejaid, mille pealkiri oli Üleliigsed. Ma ei ole seda kokku lugenud, aga need, kes lugesid, need nägid ja said teada e-raamatust 1000 lehekülge kirjutatud uuest maailmakorrast, kõikidest nendest sündmustest, mille keskel, mille tulipunktis me praegust maailmas elame. Ja miks just üleliigsed, sest robotid võtavad absoluutselt kogu maailma, võib-olla siis isegi tootmise, majanduse, ökonoomika, ma ei tea, kuidas seda kõike kokku nimetada. Ehk siis põhimõtteliselt kogu suurem protsent inimkonnast, eriti valgekraed, intellektuaalse töötegijad, siis mingisugused tehased, tootmised, no mis iganes, isegi sõjanduse valdkond, et seal enam inimesi üldse vaja ei lähe. Ja viimased uudised on ka sellest, et Trump saatis Ukrainasse mingisugused 2 humanoidrobotit testimiseks, sest inimesi jätku, võib-olla tuleb robotite armee Ukrainas esimesena maailmas. No miks Trump saatis? Sellepärast, et Trumpil on seal, kus tal, ma ei tea, Californias või kus see roboti ettevõtte Trumpi pojal on, seal on sõjatööstusega tehtud $24 miljoni leping. Nad peavad ju kusagil neid roboteid testima, Venemaale saata ei saa. Kuhu ikka, Ukrainasse. Ukraina ongi üks suur sõjalabor
Aga ma ei taha rääkida sõjarobotitest ja nendest, kes hakkavad siis robotkoerad kandma oma kukil kuulipildujaid automaate, vaid ma tahan siiski nagu tungida sügavusse. Ja mul on plaanis teha veel üks raamat. Ma ei tea, kui suur või kui mahukas see saab siis robotitest eraldi, sest see teema on tõesti väga-väga aktuaalseks muutunud ja see areng on niivõrd meeletu olnud, et kes tahab selle Robofront China privaatklubisse tulla, lugege eelmistes postituses või ühes eelmises postituses, kus on see muusikavideo, seal on tingimused olemas ja seal ma hakkan siis sellist süva konspiroloogia tasandi arutelusid pidama ehk siis rääkima ridade vahelt. Sest konspiroloogia on täiesti ilus uus termin, nagu te näete, on viimaste aastate jooksul, eriti siis, kui Mehhiko õlleviirus algas, kuni siiamaani kõik ilusti täide läinud, kõik need igasugused hullused jutud. Mina kui kunagine Eesti esimene peakonspiroloog, igasuguste uhuu teemade rääkija, 99% on juba või 95%, raske on öelda täpselt, on täitunud. Ja isegi kui need 5 või 1% on veel täitmata, siis pigem on põhjus selles, et lihtsalt formuleeringud avaliku sees on vähekese nagu sellised, mitte just valed, aga võib-olla vähekese palju jah, või palju vähekese moonutatud. Ning võib julgelt öelda, et konspiroloogia on järjekordselt meil teemaks, sest täna ma tulin lennuga Vietnamist, kirjutasin just eelmises postituses seda fantastilist lendu, pisar tuli silma, kui mõtlesin Eesti lennukompanii, rahvusliku lennukompanii peale, mida ei ole kunagi olemaski ja mida ilmselt ei tule ka. Ja ma nägin seda, mis Hongkongi lennujaamas juba toimub, et kuidas on juba kõik valmis pandud, kui hakkab midagi pihta. Ning ega siis see kuldne miljard, see nagu tulemata ei jää. Selle nimel praegu utiliseeritakse slaavi rindel vennasrahvast. Lääne maniakid toetavad ja õtsitavad tagant, et see sõda läheks siis üle ka Euroopasse ja Balti riikidesse. Nii et neil on päris lihtne ka seda teha, sest absoluutselt mingit vastupanu ei ole. Kõigil on käed pikas, money, padruneid, toodame moona, me võidame, me kõik võidame, me võidame tasuta pääsme karu perse, mitte kuhugile mujale. Idiootide kari, kes seda kõike toetavad, te olete kõik utiliseerimisele määratud. Vabandage väga, sellest ma ei tahtnud rääkida, aga see tuli lihtsalt nii loomulikult. Kui kaugelt vaadata suurt pilti, teie seda pilti kaugelt ei näe, te näete ainult seda, mis sees toimub. Käed pikka, raha tuleb, hakkame rohkem ja veel rohkem tapma. Täna oli just mingisugune pealkiri, et väga vähe tapame venelasi minutis või tunnis või päevades. No kas saab veel idiootsemat sisuliselt riiklikku meediat olla, kes maailma ees räägib sellist debiilsust? No ausalt öelda, suu jäi lahti, silmad pidid peast välja kukkuma selle pealkirja peale. Ja lõppkokkuvõttes ongi nii, et kõik utiliseeritakse ära, et kui te tahate kuldse miljardi sisse jääda või te tahate, et teie lapsed jääksid kuldse miljardi sisse, siis lugege minu uut või seda e-raamatut, mis oli nädal aega rippus üleval, Üleliigsed, ja tulge robotimaailmaga tutvuma Robofront China privaatklubisse Telegrammi. Sissepääs on tasuline, lugege viimast
infot selle kohta, kuigi võib-olla eelviimast, sest ma kohe postitan ühe filmi veel robotitest, ühe muusikavideo. Ja ma arvan, et see saab väga põnev suvi olema, see saab väga põnev ettevõtmine olema. Ma kõiki saladusi siin rääkima ei hakka. See on selline lihtsalt vabas formaadis vestlus. Samal ajal, kui ma rääkisin teiega, ma laadin energiat, energeetikat, mis iganes kuu pealt tuleb. Meil on vähemalt kuu, täiskuu, vist uue kuu algus juba või kuidas seda kutsutakse. Ma ei tea, mis kuu Eestis teil seal on, aga siin igatahes on täiskuu. No selline laadimine käib, ja muidugi naised, olge ettevaatlikud, täiskuuga naised lähevad hulluks peast. Olge hästi ettevaatlikud, kui te mingisuguseid öiseid rituaale hakkate tegema, sest tavaliselt kas see lõpeb väga hästi või lõpeb väga kurvalt. Nii et see oligi see väikene sõnumikene siit Hongkongist, tuletades meelde mingisuguseid selliseid nüansse lihtsalt, mis kohe nagu ekspront pähe tuli. Ja lihtsalt mul on hea meel, et ma sain teile seda linna panoraami jälle näidata. Ja mul on hea meel, et ma olen Aasias, et ma olen seotud Hiinaga, et ma olen seotud kõikide Aasia riikidega, alates Hongkongist kuni Singapurini, Singapuris kuni Pekingini. Ja uskuge, see maailm on kardinaalselt teistmoodi, kui on Eesti praegu, kui on Euroopa praegu. Ja midagi pole teha. Inimesed ise ehitavad oma ühiskondi, oma elu, oma kõiki tegevusi, riiki, täpselt nii, nagu nad oskavad. Ja ega siin midagi kellegile kurta ega parastada ei ole. Igaüks on valinud oma tee, igaüks teenib oma kuningat. Ja soovin teile kõikide jõudu, jaksu ning ärge nugrutsege. Elu ongi üks selline huvitav asi, et mitte just alati pole kõige paremad ajad. Nii on ka minul elus olnud, on paremaid, halvemaid aegu olnud. Ja saame hakkama ja ma ei soovita isegi praegust, et kuidas hakkama saada. Ma lihtsalt soovitaks seda, et minge käige jääkülma duši all ära, vaadake peeglisse ja mõelge selge ajuga. Pange oma aju ollus tööle, siis hakkavad asjad kõik laabuma. Kusjuures, sellest võiks ka pikalt rääkida. Mina olen seda protseduuri teinud, aga väga jääkülm vesi peab olema. Ja mina teen niimoodi, et kõigepealt lasen tuli kuuma ja siis jääkülma peale, tuli kuuma jääkülma peale. Ja päris hea ajutreening on. Ehk siis see on selline väikene ajumuti soovitus. Hakake mõtlema, aga enne sulatage, külmutage kõik oma aju lahti. Ja küll siis hakkavad mõtted liikuma ja asjad ka liikuma. Ja kui te veel tahate selliseid huvitavaid panoraamvideosid Hongkongist, Hiinast, kust iganes, siia lõustaraamatusse, visake pöial püsti. Ja kui ma näen neid pöidlad palju, siis kindla peale ma teen. Nii et mõtleme, kohtume ja unistame. Või see tähendab vastupidi, mõtleme, unistame ja kohtume jälle või näeme jälle läbi selle kaamera silma siis, kui õige aeg on. Aitäh teile! Ja nüüd ma mõtlen, kas ma lähen sinna paadi peale ja teen väikse tripi või lähen istun lihtsalt kohvikusse. Kõike head teile! Oh, kui hea tunne nüüd on! Sain ennast tühjaks rääkida.